Vaata, Bostonis oli sama asi, et K3-d olid kõige populaarsemad. Kõikidel jänkidel olid seal ka K3-d. Aga sellega opereerida Mulle ka ei meeldi eriti, aga... No, sa pead vajutama sisse tõmbama enne nuppe. Kellele ema, kellele... Jah. Mida on. Nii. Siis siin leedukate tiim, neil oli niisugune tore support-tiim kaasas, kõigil olid ilusti ühesugused särgid tehtud. Et siin on siis nende pered ja see DJ4PT, kelle juures nad harjutamas käisid ja samuti ka Mindise vend, mis on Eesti mõistes eriti meheliku kutsungiga, paljud võib-olla on töötanud lühilainel, M0 UNN. Et ma ei tea, milline ta nendest siin on, siin tagareas kuskil just on. Seesama, kes on seal prillid on Heijon. Eks ta enda kutsugist on Lima Jänki 4 jänki, aga kuna ta elab Inglismaal, siis ta kasutab M0 UNN üsna palju. Et alati tekitab väikest elevust, kui kontestist tuleb kutsuma. Ja siin on ka siis meie esindus, et see on selgelt alles enne võistlusi, ilmselt pärast avaüritust, kuna on näha, et Tõnno on kõvasti väge täis, tõsed punnis. RR-il endal on ka suu veel kõrvuni, ei ole veel tulemust teada, aga RY-ki proua, ma näen, on juba mureliku näoga, juba aimab, et päris nii vist ei lähe. Ja. Siis natukene nendest kohtadest, see ülemine punasega tähistatud ring on nüüd, kus oli leedukate koht, oli kuskil 40 kilti ja Wittenbergist, ma arvan, et me olime isegi veidi kaugemal. Me saime ikka üks jagu sinna sõita ja kohalik giid, kes meid sinna, mitte giid, üks kohalik amatöör, kes meid sinna viis, eksis mitu korda ära ja lõpuks pidime ise. 80 kilti kuskil. Ma arvan, et meie olime kuskil 80 kilti, leedukad 40 kilti, et sellised klustrid olid jaamadest. Et oli ka, näiteks järgmise slaidi peal on näha, et oli ka, et nagu jaamad väga kaugel üksteisest ei olnud, kas nad kuskil kilomeetri jagu võib-olla või isegi vähem. Täiesti Elbe kaldal. Me olime täiesti jõe kaldal, jah. Jaa, kui vaadata, näiteks see on nüüd leedukate sait, aga meil oli suhteliselt sarnane, aga isegi meil ei olnud puid niivõrd lähedal, et meil oli jõgi, üle jõe seal teiselt pool olid kaugemal puud ja see oli paar maja oli. Ja meil oli koha üle ei saa kurta, et kahjuks selle taha ei saa pugeda, et koht oli kehva ja teistel oli parem. Tahaks küll, aga ei saa. Nii, enne muidugi, kui koha peale sõita, siis valiti igale tiimile kohtunik või loositi. No määrati, okei. Ja loositi koht loositi, jah. Et siin on siis leedukate kohtunik, Maik vist, jah, Kilo Charlie 7 Victor. Ja meie kohtunik Delta Lima 7 Fox Eco Radio, hästi normaalne, tore võss. Aga muidugi meie tiim ei koosnenud ainult minust ja Tõnnost, et seal oli ka veel S5RY, kes sai jälle täpselt sama tiimi nagu ka 2014. aastal Bostonis ja täpselt samamoodi loositi viimasena, et kuidagi väga kahtlane kokkusattumus. Sama tiim, samas järjekorras, et nagu näha, V3E jött on eriti rõõmus, kui teeb talle nalja. Nii, siis võistluse enda juurde. Siin on nüüd leedukate slaid, ma ei saa aru, mis siin täpselt joodaga pistmist oli, aga võib-olla seda, et jõud oli, või force oli kogu aeg nendega. Aga üldiselt, kui ma aru sain, meie ise muidugi seda scoreboardi ei näinud, aga nagu ma pärast kuulsin, et nad praktiliselt juhtisid kohe algusest lõpuni, et igal ajahetkel keegi teine ei olnudki esimesel kohal, kui ainult leedukad kogu aeg. Ma ei mäleta ka, kas oli mingid hetkel, kui nad äkki ei olnud korraks, aga see oli väga alguses. Ja siin üks nende statistikaslaid ja selle juures kommentaaridena Mindis on saatnud sellise jutu, et tegelikult see harjutuskäik või see eelmisel aastal seal kontesti pidamine seal Saksas, et see põhimõtteliselt pani nende strateegia ikka niivõrd hästi paika, et nad teadsid täpselt, kus bändil olla, kus bändil kõige paremini tuleb sidet, kuhu antenni keerata, mis ajal. Ja nende strateegia oligi selline, et üks mees istub 20-le algusest peale ja lõpuni välja, kogu aeg ainult 20, kuna 20 oli selline bänd, mis oli enam kogu aeg lahti, kus tuli pikka sidet ja
Ja nad otsustasid ka, et see mees, kes 20 on, et nad ei vaheta, et ei ole nii, et vahepeal on üks ja vahepeal teine. Et kogu aeg on üks mees 20, siis ta teab seda bändi, kes on töötatud, tal ei ole vaja hakata otsima, et kas see mees on tehtud või ole, et tal on üsna palju meelest, et võt, see jaam on juba töötatud, ei ole vaja üldse hakata otsima või sisse lööma, et kas on tupe või ei ole. Teab enam-vähem, mis muldid on tehtud ja mis puudu ja nii edasi. Ehk siis Mindis Y4L oli siis see mees, kes istus praktiliselt kogu aeg 20 ja siis Kedas käis Y9A, kes siis teistel bändidel. Neil oli mingi arvutiprobleem, nad kurtsid, et kui telgis väga soojaks läks, kuna seal oli sama kuuma laine nagu meilgi siin samal ajal, siis arvuti hakkas vahepeal otsi ära andma ja jäi aeglaseks, aga eriti see neid ei seganud, et said ikkagi asja jooksma. Ja siis võib-olla mõni meie seisukohalt katastroofiline võrdlusslaid, ehk siin on siis võrreldud tulemust leedukat või tähendab meie tulemus võrreldes leedukate tulemusega. Et nagu näha on siis üle miljoni punkti vahet, kui tulemus oli seal üle 5 miljoni punkti võitja tulemus, siis meie tulemus oli üle miljoni punkti vähem ehk 20% praktiliselt. Et siin on spekulatsioone on olnud erinevaid ja ise oleme ka mõelnud ja nuputanud, et kus see siis nii kohutavalt suur vahe tuli, aga ega muud ei oskagi välja mõelda, kui ikkagi need bändi valikud, suunad, mille suhtes leedukatel oli väga hea info olemas eelmisest korrast ja mille suhtes meil praktiliselt ei olnud muud kui ainult arvasime, et peaks tulema sealt ja nagu ikka oleme harjunud siin, et kui kõrged bändid lahti on, siis tuleb kõrgetel püsida nii palju kui võimalik, mis oli täiesti vale. 40 ja samuti vale, et kõrged bändid lahti, kui kontest algab, eks ole, pärast lõunal siis kohe antennid ja sidebändi antennid jänkide poole 15, see oli absoluutselt vale strateegia. Et siin on veel sama graafik siis ainult sidede arvu poolest, siin on ka näha, et üle 1000 side vähem, mis on muidugi 24-tunnise kontesti jooksul ikka tõsiselt suur vahe. Ja ainukene asi, milles me siis neid võitsime, oli kordajad. Et kordajaid meil oli rohkem ja lõpuks jäi ka pärast logikontrolli meile vist 6 kordajat rohkem kui võitjatel. Parima kordajaga jaam. Mis oli ka jah? Jah, me olime parima kordajaga jaam ja leedukad olid teised, et kogu selle suure sidemassi juures olid nad ka veel kui kordajate arvestuses teine. Aga võib-olla see kodutöö jäi ikka tegemata, sellepärast, et ma ju vaatasin Johni ja Fredi, eks ole. Fred alustas 20 ja läks ära siis alles pime. Me ka alustasime 20, aga proovisime sidebändis. Üks asi veel, mis siin näiteks leedukate kommentaaridest välja tuli, et mida nad õppisid seal harjutades aasta enne, oli, et alguses ei tulnud antenni mitte keerata jänkide poole, vaid jaapanlaste poole, itta. Ja esimesed 2-3 tundi tuli töötada ida 20 ja pärast ka 2 esimest tundi siis hakkasid alles jänkid tulema 20 korralikult. Et mis oli ka täiesti meile teadmata. Et siin on lihtsalt illustreering siis erinevate bändide sidedest, vasakul on meie ja paremal on leedukate. Et nagu näha, kui te võrdlete esimest 2 tundi, eriti esimest tundi, siis on näha, milline kolossaalne vahe tekkis praktiliselt kohe. Et nagu öö ja päev. Ja proovisime 10 sidet saada ja proovisime sidebändi 15 ja nii edasi. Ja siin on siis lõplikud tulemused, kus siis skoori vaadata, siis leedukatel on 5,7 peaaegu, eks ole, meil on 4,5. Et leedukate üleolek muidugi oli mäekõrguniga teise koha ees, mis oli muidugi üllatav, et sakslased ise oleks pidanud ikka ka tundma oma leevi tingimusi ja kus bändil ja millal olla, aga sakslased jäid teiseks. Ja siis nende eduga 3. koha ehk siis jänkide N6MJ KL9A ees oli suhteliselt selge, aga sealt allapoole, kui vaatate, siis kuni 5. kohani on suhteliselt ligidal ja sealt edasi kuni 6.-7. kohast alates kuni 15. kohani on ka suhteliselt väiksed vahed. See on nüüd see üks punt, eks ole. Ja. Et on 4,8 miljonised, 4,6 miljonised, 4,5 ja 4,4. Nagu siit näha on, eks ole, on üks bänd, kus te olete saanud rohkem sidet, see on 80. See on ka väga üllatav ja ka väga väike vahe.
aga 20 peal on, kui näha, on sidede vahe on 600 ligi 600 sidet. 20-l, jah. See kõik tuleb peale telega. Ikka, jah. Valdavalt telega. Suur enamus, jah. Muidugi 10 ei mängi mingit rolli. 10 on 242, 220 kordaja ainult. siin muidugi on ka näha, eks ole, et me panime ehk liiga palju rõhku sidebandi sidedele, et meil oli rohkem kui võitjatel paarkümmend sidet, aga samas kui palju siis jäi telegraafis vähemaks, on 1000 sidet telegraafis vähem. Muidugi, mis on kummaline, et kuna seal VRTC-l on selline naljakas reegel, et antakse välja, eks ole, ka kõige parema telegraafi ja kõige parema sidebandi auhindu ja vaadatakse, kellel on kõige rohkem telegraafi sidesid, aga samal ajal peab olema vähemalt 35% sidedest ka teises moodis ehk sidebandis. Siis vaadates meie telegraafi sidede arvu 2633, me saime parima telegraafi auhinna. Ehkki me olime tagantpoolt teised tegelikult telegraafi sidede arvu poolest, aga lihtsalt teised tegid niivõrd vähe sidebandi, et kellegi ei olnud 135%. Peaaegu me oleks saanud ka parima SSB auhinna. Aga ühel jaamal oli tähendab, kuigi leedukatel on ka leedukatel on vähem, aga üks jaam, kellel oli rohkem SSB sidesid, oli see isa ja poeg, kes jäid üldarvestes kõige viimaseks, aga nad tegidki ainult praktiliselt SSB, tegid telegraafi väga vähe. Tänu sellele nad said selle SSB auhinna endale. Et me saime siis 2 nii-öelda lohutusauhinda, parim telegraaf ja parim mult. Peaaegu oleks ka saanud ehk kõige puhtama logi auhinna, natuke ei puudu, 0,1%. Nagu näha, me oleme selles arvestuses 4. ja selle võitsid belglased, kes muidugi oli üldarvestuses üsnagi taga ja neil oli suhteliselt vähe sidet, aga kõige puhtam logi siis 1,1 või 1,15% veaprotsendiga ja meil oli 1,26. Et selles arvestuses leedukad jäid natuke tahapoole, et neil on 1,8% vigu. Ma ei ole veel siiamaani viitsin neid üle kuulata, kuna meil on loomulikult salvestus ka sellest võistlusest, siis lihtsalt huvi pärast tahaks üle kuulata, et kus need vead siis tulid või kas nad tegelikult olid vead või oli lihtsalt kohtunike poolt midagi maha võetud. Ja, ilma et see muidugi midagi muudaks. Nii, siis oli seal väike kurioosum tekkis nende nii-öelda cheerleadingu ehk siis oma maa sidede arvu osas, et kui tehti statistikat, kui palju siis leedukad töötasid rohkem leedukaid võrreldes teiste jaamadega, siis muidugi vaadates see vahe on suhteliselt suur. Ehk siis leedukad tegid 230 sidet oma maaga ja järgmine teisel kohal olev jaam, nagu Elligreki sidede poolest, tegi 83 ehk niivõrd suur vahe oli. Ehk siin on ka protsendid allpool välja toodud, kui suur protsent võrreldes teise kohaga ja kui suur protsent võrreldes keskmisega oli siis neid nii-öelda oma maa sidesid. Selles osas me muidugi olime ka suhteliselt tublid, aitäh kõigile, kes meiega sidet tegid, aga loomulikult ES on niivõrd vähe, et kuigi me tegime kõige rohkem ES sidesid kõikides teistes, siis see oli 29 ja teisel kohal oli siis 26, et see vahe oli suhteliselt väike. Loomulikult seda püütakse igal VRTC-l vältida ja võetakse igasuguseid meetmeid ja enda identifitseerimine on keelatud ja nii edasi ja ka hääle järgi tuntakse ikkagi ära ja siis läheb info laiali ja et ma ise SSB-s ei täheldanud seda, et kõik kutsusid ilusti ikka inglise keeles, aga Tõnno ütles, et ES5GP oli teda kutsunud kuskil sidebandis julmalt eesti keeles ES5 Golf Papa ja siis vaatan, kas vastab või vasta või ES8 Golf Papa ja vaatan, kas vastab või vasta ja kui vastab, see on selge, et saab aru ja eks siis info läks sealt edasi. Aga üldiselt jah, teiste riikidega väga suurt niisugust vahet ei olnud, prantslastega muidugi ka, kuna prantslaste aktsent on ilmselt nii selgelt ära tuntav, et seal ei ole vaja kaua kuulata. Nii, siis lihtsalt mõned pildid võib-olla siin laagritest, see on juba nüüd pärast kontesti. Sellised telgid olid meil kõigil ja antennideks Spiderbeam, Tribender ja traadid 40-80 inverterbeid. Ei, 40 oli Spiderbeam ja Spideri Boom oli jah, Spideri Boomis oli 40, õigus. 80 oli inverterbeid. Sellel oli isegi mingi suure mõju. Midagi oli, jah.
Kahjuks näed, vaata hea küsimus, vaata need, seal on tool, eks ole, kuidas sa selle toolid peal vastus ju? Mul oli 2 patja kaasas autoga võetud. Aga kokku ei vajunud? Ei vajunud. Minul ei vajunud. Hommikul toodi uus tool. Mul kokku ei vajunud, aga jõle kõva oli mul see tagumine pool kogu aeg haigeks. Ma aeg-ajalt tõusin püsti ja sirutasin, aga padjad olid ka all muidugi. Seal on vaata kaval asi oli, seal oli põrand oli all. Jah, põrand pandi alla. Sealt läbi, kuna kohtunik näed, see tool on seal ja niisugused odavad toolid olid ja need murdusid ära lihtsalt, et mees korra vajutas peale ja läks see alumiinium kokku. Ja siis nendel, kellel olid selle varustusmeeskonnal kaasas, eks ole, et nad said tooli anda. Aga mina istusin terve öö otsa istusin. Nii, siis... Püsti istusin. Hommikul taadi mulle tooli, mitme padjaga ja toodi suur puutool, kodanik tool. Ei, mitte jämedases pole asi, vaid ameeriklased ütlesid, et kui sa Ameerika seda värki, et selle tooli peal ei olnud võimalik istuda, sest kui sa sõitsid selle tooliga kogemata üle põranda, siis ta murdus üldse kokku ja siis sa pidid püsti seisma. Seal oli ameeriklasi oli muidugi ikka oluliselt suuremaid kui meie, et... Nad ei mahtud ära. Ma arvan ka, et seal oleks üks tool ühe kannika jaoks vaja. Järgidel oli tõsine probleem, oli see, et need toolid ei kõlbanud, see oli väga odav. Aga loomulikult, kuna oli seal online scoreboardist näha, kes seal eesotsas on, siis kohe pärast kontesti oli muidugi juba intervjueerijad kohal ja ma vaatasin, oli ka tehtud üsna palju pilte võistluse ajast leedukatest, mis muidugi Moskvas ma mäletan siis, kui me suhteliselt eesotsas olime, siis võis täheldada sama, et hästi palju käis igasuguseid pildistajaid ja uurijaid, et mis toimub. Siin siis veel foto Leedu tiimist koos kohtunikuga oma aparaatide taga telgis ja võrdluseks samasugune foto meie tiimist. See on ka veel... Ja kohtunikke veel ei ole, jah, aga see on enne testi, kui te käisite meil külas ja kui meil ka veel on näod suhteliselt rõõmsad peas. Ja see maastik on taga näha, see on super ilus koht oli see. Jah, hästi lage. Siin üks noor fänn Leedu fännklubist, kes neil tiimis kaasas oli, ma ei teagi, kelle tütar see oli, kas ta oli M0UNN-i või selle LY4. Ja pärast jah, need vabatahtlikud siis võtsid need samad mastid ja antennid seal praktiliselt kohe maha, nii et plats oli puhas, ma arvan, suhteliselt kiiresti. Mis ta võis olla, mingi 15 või 17 meetrit? Ei olnud või? Kas ei olnud? Meetrit oli kõrgele pandud, üle 10. Kas ei olnud 15? Ma võin ütelda sulle, et see oli probleem. Ma ei tea, need olid üleval juba, kui me käisime. Sest John hakkas kurtma, et vastuvõtt on ja vastuvõtt ei ole. Ja nii kui sa näed, on seal üleval üks must karp selle risti koha peal on all. Ja sina läksid need pistikud külge. Ja pärast, kui see antenn alla lasti, siis tõmmati see pistik lihtsalt välja seal. Ja terve see võistlus teha ära. Kuna sa läheb kohale, sul on üks päev ennem aega, siis see, kes see juhtis seda värki, aga kes sul keeras antenni alla laskma ja pistikud üle kontrolli. Väga lihtne oli vastus. Nii et sorry, et niisugused asjad tuleb arvestada, et sa pead olema kindel, et see asi võib töötada. Püsti ta võib panna sinna. Siin on leedukate pidu pärast kontesti ja nagu näha, nad olid ikka tõsiselt pühendunud asjale, et isegi alkoholi ei tarbinud kuu aega enne võistlusi. Aga see prillidega mees seal, vaata seal kõige tagumine, see, kes prillid on üleval. See oli M0UNN. Ja, okei. Ma valgustasin teda ka. Tema kutsungi tegelikust olemusest. Eesti keel. Väikse nalja. Loomulikult. Neil on muidugi sama naljakas Tallinnas olev pagaritöökoda, mis on Bibi pagar. See on täpselt sama asi leedu keelest. Ja siis on juba lõputseremoonia ootel. Siin on ühel pildil natuke tuttavaid nägusid näha. Tõnno on võitjaga samale pildile ennast sätid koos Ranko ja Ivoga.
ja siin parempoolsel pildil siis TL1 MGB koos võitjatega poseerimas. TL1 MGB oli siis selle WRTC 2018 president ja nagu peakorraldaja. Siin juba lõputseremoonia, leedukad näha siin all vasakul pildil, see oli Jaasu sponsori kõne ja siis Randy K5 Delta pidas pika kõne seal ja siis teostas ka autasustamist. Siin on nüüd siis nii-öelda lohutusauhindade saajad, kaasa arvatud meie Tõnnoga siin saime 2 väikest karikat selle telegraafi sidetee ja multiplierite eest. Siin vasakul üleval, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis siin ongi need SSB võitjad, isa ja poeg, jah, see K6 Zulu Mike ja teine oli ta poeg, oli mingi sarnase kutsungiga. Paremal on siis need belglased, kes said kõige puhtama logiauhinna ja allpool, see oli parim noorte tiim, see on YK8 TTT ja üks Ukraina kutsung, mis mul täpselt praegu meeles ei ole. Aga nad olid ka suhteliselt... aga ma ei mäleta seda kutsungit täpselt, aga ei ole päris kindel. Siin on siis nüüd võitjate ja esikolmiku autasustamine, ehk siis võitsid leedukad LY9A ja LY4L, teised olid sakslased TL1 IAO ja D5 Mike Whisky ja kolmandad siis eelmise korra võitjad N6 MJ ja KL9A. Kusjuures ka seesama N6 MJ ja KL9A käisid Saksas harjutamas aasta enne. Et ilmselt need, kes tahavad pretendeerida kõrgematele kohtadele WRTC-s, kui muud varianti ei ole, kui käia seal samast kontesti tegemas ja tutvuda levitingimustega. Nagu ma teile kirjutasin, et tuleb nüüd ranko juurde harjutada, mida see enam on seesama. Ja mida sa harjutad seal, nad peavad need reeglid korda tegema? Need auhinnad olid, ma ei tea, mulle tundus, et suhteliselt nadid võrreldes näiteks Moskva 2010. aasta auhindadega, et seal olid sellised suured karikad, et ei mahtunud kastidesse äragi tagasi tulles, aga muidugi arvestades seda, et paljud pidid lennukiga koju sõitma, siis see oli muidugi suhteliselt mugav. Niisugused pisikesed, unustasin, et võinud isegi kaasa võtta ühe näidiseks, aga niisugused väiksed nikerdised olid. Siin juba leedukad naudivad siis õlut ka täiel rinnal, kuna on pidanud paastuma tükk aega. Need on meie auhinnad, mis me siis saime nende kordajate ja telegraafi sidede eest. Samasugused nagu ka võitjate auhinnad olid, eks see plastmassist nikerdised nii-öelda. See ongi praktiliselt kõik. Järgmine kord toimub siis 2022. aastal Itaalias. Ja praegu käib tõsine sõda reeglite ümber. Itaallased on minu isikliku arvamuse kohaselt on läinud remontima asja, mis ei olnud katki, on absoluutselt ümber teinud kõik reeglid ja muud asjad, nii et vaatame, mis sealt välja tuleb, aga tundub, et see WRTC stiil on selline, et iga korraldaja saab luua omad reeglid, mis on muidugi natuke naljakast. Skandinaaviat ja ES-i pole enam üldse nimekirjas. Miks sa nii arvad? Arktika tsooni, mis üldse ei ole mõõdud. Tähendab, iga kord on nüüd võetud vähemaks Skandinaavia, see tähendab Soome, Rootsi, Norra, Eesti, Läti, Leedu. Nüüd löödi üldse, siis arvati, et lätlased ja leedukad on üldse sobivad sakslastega paremini kokku. Eestlased sobivad siis soomlaste ja nendega ja võtame aga kohti vähemaks ja üldiselt asi on ikka täiesti Jah, kui meil oli eelmistel kordadel on olnud, üle-eelmisel korral, minu mäletamist mööda oli 5 kohta, kus oli siis Eesti, Baltikum ja Skandinaavia koos. Eelmisel korral oli 4 kohta, üks oli vähemaks võetud, siis seekord on 2 kohta ainult Itaaliasse. Kus juures, algus võeti siis ära lätlased ja leedukad ja need pistiti ühte punti sakslaste ja poolakatega, mis on muidugi tõsiselt naljakas, et Läti ja Lõuna-Saksa levitingimused on ikka natukene erinevad. Aga muidu ma olen kuulnud nüüd... Jah, aga nüüd ütleme on jutud käivad, et asi tehti natukene ümber, ehk siis meile pandi lätlased ja leedukad tagasi, aga 2 kohta jäi ikka alles.
et siis meil on Läti, Leedu, Skandinaavia ja nende peale on 2 kohta ainult. Et tähendab, Skandinaavia on olnud ju kogu aeg. Ei, no tähendab, defending champions on... need on niikuinii, nad on väljaspool arvestust, jah. Üks Leedu koht on nagu kindel. See on kindel, jah. Aga sellel lisaks nad saavad põhimõtteliselt ka ühe veel, kui tahavad. Ei saa. Saavad. Ma arvan, et see 2 või 1 reegel maa kohta ei kehti championitele. Et reegel on selline, et ühest riigist ei tohi olla rohkem kui 1 esindav tiim, välja arvatud Saksamaa ja muidugi siis Ühendriigid ja Venemaa ja Itaalia ka. Itaalial on iga regioon, esimene, Itaalia tuum, Itaalia kvartor, Itaalia treen, kõikidest. Aga jah. Aga kui on veel küsimusi, siis küsige. See on minu poolt kõik hetkel. Ei ole. Et see punktid esimesed jagatakse välja 3. nädalavahetusel veebruarikuus. Nii palju öelda, et ma nüüd selles plaanitavas QTC-s, mis tuleb loodetavasti, ütleme, see on märtsiks saaks välja toodud, et seal on ka väike ülevaade ja ütlesin, ma natuke lahkan ka logide erinevust ja võib-olla ka vaatan natuke tundide kaupa, et kuidas keegi kus oli ja kust see 1000 sidet siis tuleb. Kui pikalt lõunat pidas. Jah. 12 tunniga 1000 sidet. Öösel, nagu sa tead, seal eriti palju ei olnud mingit ise. Nii, aga katsume siis lõpusirgele jõuda ja võtame siis ühe nüüd järgmise asja siit ette. Ja sa saad hakata siin lihtsalt nagu page downiga. Paneme järgmise pildi kohe siin. Nii, tere õhtupoolikud, ma vabandan, hääl on niuke ära, et siin vahepeal käis mingi viirusepoiss ka kallal, sai ennast üles putitatud. Tähendab, siin kuskil hilissügisest saadik oleme nüüd kogunud infot ja püüdnud nagu mõelda siis, mis selle ultralühilaine välipäevaga edasi saab meil. Kuna see viimane 2018 oli suhteliselt nukker aasta osavõtu poolest ja just isegi rohkem, ütleme, välismaalaste osavõtu poolest oli ta ikkagi väga nigel meie jaoks. Ja küsimus oli ka see, et kas nüüd korraldada siis ultralühilaine välipäeva ikkagi edasi või mõtleme ka nagu ultralühilaine meistrivõistlustest või saame neid kuidagi kombineerida, et need on kõik niisugused küsimused, mis oleks siis vaja mingil hetkel ikkagi ära otsustada ja leida mingi ühine konsensus. Siin nagu meili teel, mul on siin kirja pandud, et siis on paljud amatöörid vastasid, andsid oma nagu arvamusi, mismoodi siis asi võiks edasi minna. Ja nagu arvata oli, et eks igal ühel on omad arvamused ja nad mõned erinesid ikka palju üksteisest, et selles mõttes nagu ühist suppi sellest asjast keeta on siiamaani pole veel valmis saanud. Arvamusi on nagu, arvamuste spekter on kirju. Tahtsin tuua natuke nüüd numbrid välja, meili teel sai ka saadetud seda analüüsi infot aktiivsematele ultralühilaine meestele ja mida me oleme arutanud ja milliseid miinusid ja plusse, ütleme, erinevate variantide jaoks me leidsime ja arvasime, et on olemas. Ja kuidas meil see väljast töötamise ajalugu välipäeval on olnud, ühesõnaga ma vaatasin ajaloost, 2012 oli siis nagu esimene aasta, kus meil olid määratletud siis nagu väli F ehk siis field võistlusklassid, enne seda nagu niisugust asja ei olnud. Ja need olid siis 2 klassi, oli single operaator single band põllu pealt ja single operaator multiband põllu pealt. Ja multioperaator jaamadele me siis seda vahet nagu ei teinud. Ja niimoodi me töötasime 3 aastat, siis 2012, 13, 14 ja 15, 2015. aastal me lisasime siis nagu nüüd rohkem nagu field klasse ehk siis eesmärgiga, et äkki siis nagu on lihtsam inimestel põllule minna, kui teha nüüd ühte bändi ja
ja et see siis on meil nagu 1, 2, 3, 4 ja 5 nii-öelda välitingimustes klassi oli võistlusreeglites ja oli ka FM-i klass. Kui nüüd 2012 kuni 14 vaatasin, et oli 9 kuni 10 erinevalt aastatel oli nagu single-operaator jaamu väljas töötas ja klubijaamasi või multioperaator jaam oli 6 kuni 7, siis kui 2015 muutusid reeglid, siis meil oli kohe paugust 15 single-operaator jaama, ehk nagu see reegel siis põhimõtteliselt tundus, et hakkas tööle. Aga muidugi selle võrra jäi kohe plaksti klubijaamas ainult 2 tükki alles, ühesõnaga, et siis need operaatorid otsustasid siis nagu oma kutsungi alt põllult teha, mitte klubijaama alt. Aga ja juba järgmine 2016 läks jälle tavapärast rida, ehk oli 10 single-operaatorit ja 6 multijaama. Ja nii edasi, kuni siis nüüd 2018 ehk viimane võistlus, mis oli meil 9 jaama väljas ja 4 multioperaator jaama. Aga selles mõttes nüüd, kui vaadata seda ajalugu, siis enam-vähem stabiilne, viimane aasta kukkus natuke ära, aga ülejäänud aastad olid kõik kokku kuskil 16-17 jaama ikkagi põllul. Nüüd see viimane aasta oli siis, tuli välja, et nagu 13 jaama, et kuskil 3-4 jaama oli vähem. Aga mis oli nagu viletsavõitu oli see, et väljamaalasid oli meil 2018 ainult 13 jaama. Nagu kogu selle kõikide bändide peale. See oli, kes oli nagu arvestuslik. Ja. Ma vaatasin, et tegelikult, kes ka kontrolllogi saatsid, neid oli vist 3 jaama. Neid, kes nüüd väljamaalased logi ei saatnud, neid ilmselt ma ei vaadanud, aga ega neid ka väga palju ei olnud. Nüüd üldiselt oli ikkagi väga vähe välismaa jaam oli meil nagu eetris. Kui me võrdleme näiteks nüüd leedukate testi, mis oli 2017, siis nendel oli 40 välisjaama võttis osa, ühesõnaga olid nagu arvestuslikud logid saadetud. Ja kusjuures leedukaid endad oli tol ajal 24 jaama. 2018 leedukate võistluse tulemust veel ei ole teada, mis siis neil nagu see aasta oli. Ja siin nagu info nendes meilides ja arvutus käis läbi, et vaatasime ka, mis siis Peterburi võistlusel toimub. Nendel oli väljas üle 80 jaama, oli nagu arvestuslikke logisid ja nendest 40 olid siis UA1 jaamad, mis on siis nagu... Peterburi võistlus on juuni 3. nädalavahetus. See on sellest, räägime edasi. Ja leedukate oma on siis juuli 3. Augusti 3. Ja Peits Tauniga läheb, siin oli nüüd arvutuse koht oli see, et kuidas me siis saaksime, et me nagu siin ES-id oma konnatiigis ei ujuks, vaid oleks ikkagi meil nagu välisosavõtjaid ka kontestis, et oleks ikka nagu testi moodi, et saab sidet teha. Siis oli üks variant oli see, et lüüa kampa siis kas nagu leedukate võistlusega, mis on siis augusti 3. nädalavahetus või siis Peterburi meeste võistlusega, mis toimub siis juuni 3. nädalavahetusel. Need olid nagu selles mõttes ühed variandid, kus siis oleks nagu suure tõenäosusega garanteeritud, et meil oleks ikkagi vähemalt 20 või 30 või rohkemgi välismaised jaamu võtaksid meie võistlusest osa. Aga need võistlused mõlemad on, Peterburi oma vist oli 4-tunnine ja leedukate võistlus on 6-tunnine. Nii et need on siis mõlemad niisugused võistlused, kus siis kõik bändid alates 2 meetrist kuni ülespoole on samaaegselt, ehk ei ole eraldi tuure. Eks seal sisuline töötamine käib niimoodi, et 2 meetri peal tehakse ja siis on meil chatid, mille kaudu siis veetakse vendasi üle ja tehakse siis kõrgema bändi sidesid. Aga 4 tunnist ei ole ju mõtet, loogiliselt mõte, eks ole. Et sa sõidad 300 kilomeetrit sinna, paned üles oma 4 tundi töötad ära, siis istud jood ühe õlle ja sõidad tagasi. Niisugused võistlused on.
parimatel aegade parimad välipäevaklubid sõitsid juba esmaspäeval välja. Vahest magasid küll alguse maha, kurat. See tähendab seda, et see on meie jaanipäev. Ei, ta on üks nädal enne jaanipäeva. Üks nädal ennem jaanipäeva. Jaa. No. Ei ole. Vaata, ei ole. 22-23 juuni on see. Aga millega juuni hakkab? Mulle lolli juttu. See on jaanipäev praegu vahet. No seda enam, noh, on. On küll. Siis ma ei tea, Okei. siis jääb niimoodi, et side hakkab käima tundide kaupa, üks side. Oma see nii-öelda jumala käsi, viimased 3 aastat, mis oli 16, 17, 18, vaata millised ilmad olid täpselt välipäeva ajal. 18 oli nii, et 2 meetri tuuri tegime ära, siis olime kringlid ja sõitsime minema. No aga need ongi. Eelmine aasta ei olnud levi oli nii halb, tõesti külest levi. Mind veel kimbutas vihkaabel. No on niisuguseid aastaid olnud, kus välipäeval ei saa öösel ega päeval kummikut jalast ära või teisel aastal on jälle nii, et ei saa särki selga, nii et noh, paraku see meie suvi on niisugune nagu on, eks ole, et sa võid ainult arvata, millal on head ilmad, kurat. Ma tegin täpselt selle sama asja. Väga ilus. Nii, leedukatega liitumisel, mis meil oli nagu mõte, millest on MC on juba mitu aastat tegelikult leedukatega proovinud rääkida, on see, et kas oleks võimalik nagu defineerida või siis organiseerida Balti ultralühilaine, kas siis välipäev või tšempionaat. Et oleks nagu Baltikumi kontest, aga see ei ole nagu kuidagi vedu võtnud leedukate poolt ja ei ole mingit tagassidet, et see asi nagu neid huvitaks. Või oli lausa minnalgi tagassidet ei huvitagi neid niisugune asi või? Millagi oli, jah. Ja, nii et noh, see on niisugune, me nagu mõtleme, et see võiks olla hea, aga me oleme ainukesed võib-olla, kes nii mõtlevad. Lätlaste ja leedukate vahepeal on ju veel asju. Kas Jaru regioon 1 ei ole ja Siki Worldwide VHF on? No ja kõik hakkame sellest rääkima. All in good time. Okay. Nüüd on siin toodud siis mõningaid variante. 17. august, ehk see on siis leedukate võistluse aeg. Nii kui ma ütlesin, nendel on siis 6 tundi, 17 kuni 23, 17, jah, ongi, jah, neil läheb öösesse välja, seal on siis kõik bändid korraga ja nii edasi. Üks variant, mida sai mõeldud, et kui me nendega ühineks, et meil on võimalus põhimõtteliselt teha ka oma nagu tuuride kaupa, 2-tunniste tuuride kaupa. Hakkab natuke varem võib-olla peale, et saame oma FM-sidesid teha, noh, need on kõik variandid, eks ole. Ja viimast tundi pole mõtet üldse. Jah. See on see 16.22 seal. Aga noh, ühesõnaga see on nagu jah, selline variant ja nüüd nagu nii Peterburi kui leedukate võistlusel on siis niimoodi, et kui meil oli bändi kilomeetrid olid 1.2 ja 3, siis nendel on 1, 2 ja 4, 1296 on 4, aga nendes testides ei ole üheski nii-öelda seda lokaatori boonust. Jah. Punkte võib lugeda oma, jah, aga siin tekib, aga kui ma nüüd vaatan, ütleme, kohtuniku seisukohast selle asjale, siis tekib meil suur probleem logidega. Sest näiteks ütleme niimoodi, et kui me tahame ühineda leedukate Peterburi, oota nüüd, samal ajal kui me teeme, siis kui näiteks mingi rootslane või mingi kuradi poolakas teeb, aga mis kontesti ta nüüd teeb siis, eks ole, siis meie peame oma CQ-d andma kogu aeg ES kontest, eks ole. Kuidas leedukad on nad, ma ei tea, eks ole. Siis tekib pärast küsimus, et kust me saame siis nii-öelda neid puutuvaid logisid, kus on meiega sidet tehtud, aga logi on saadetud leedukatele või kurat vastupidi. Et see on kõik, see on veel niisugune probleem tegelikult, kui selles seisukohast mõelda. Sidet võib küll teha, aga mismoodi me pärast nagu see probleem, kohtasi arvata. see
lühilaine võistlusel täpselt samamoodi, ilmselt samadel päevadel mitu võistlust saavad kõik oma logid. Kusjuures Peterburi contesti reeglid ma vaatasin, nendel on niimoodi, et kui logi ei ole, siis see arvesse ei lähe. Tähendab, nemad teevad oma arvestuse ainult saabunud logide põhjal, mis on tegelikult, ütleme meil siin, meie välipäeval ja üldse ultralühilainel on natuke halb, sest et ikka alati on väga palju logisi, mis ei tule, eks ole. Ei tulegi. Natuke tehniline selle EV100 asja raames tegelikult lahendati ideaalselt ära. Kuidas? Logide kogumine lahendati isegi ju Eestis ära möödunud aastal väga hästi, selle EV100. No ei selge see, aga see on veel üks teema, mis tuleb sellele juurde, nii-öelda post-contest teema, eks ole. Või kui me seda otsustame, siis tuleb need asjad kõik enne kokku leppida. Aga see on nagu üks lisa nagu maitse selle asja juures. No see on üks vaade, jah. Aga see täpselt reeglid pole praegu üks oluline. Olulisemad on pigem see, et missugust suunda üldse minna. See 15 juuni sa vaatasid, et see on kindlasti selle korra... No kellel on kalender, võtke lahti, mina pakun, et see on juuni 3. nädalavahetus. Võib-olla mõnel aastal ei ole, ma ei tea, oleneb, kuidas see juunikuu hakkab, eks ole. See võib sattuda jaanipäeval. Sisse ka, nii et see on nagu üsna ka rahul, jah. 2009. Esimene juuni on pühapäev. Jah, kuna ta hakkab esimesega peale, eks ole, siis... Aga jah, aga siin on see sama asi ja see võistlus nagu Peterburi meestel kestab siis 4 tundi, eks ole, ja muud reeglid on sisuliselt samad. Nii nagu leedukatel, et see lokaatori boonust ei ole, punktid on 1, 2, 4, eks ole, ja nii edasi. See tähendab seda, et sellel aastal eks ta läheb, aga tõenäoliselt järgmine aasta on ta nihkes, siis ta on jaanipäeval. Ma ütlen, ta võib mingitel aastatel, jah. Lähedal, mis tähendab seda, et ei ole soomlasi, lätlasi. Ei ole virolaisi. Virolaisi ka ei tungi väga olla, jah. Võib juhtuda 21. on 3. pühapäev 20. Kuigi ta oleks nagu atraktiivne selles mõttes, AO saatis veel ühe meili siin ka ja ütles, et tema meelest võiks tõesti Peterburi meestega ühineda, sest seal on jaamu palju tegelikult. Kui ma vaatasin, et ütleme seal 40 jaama oleks meil täiesti saadaval. Et see tooks nagu aktiivsust, aga ja mis muidugi ütleme natuke on veel tõesti, et kui meil on, eks ole, see contest nagu OVO pakkus ühe variandi välja näiteks, et miks üldse mitte lühilaine ja ultralühilaine välipäev juuni alguses koos teha. Üks väljasõit, jah. Näiteks. No küsimus ongi, et ütleme, selles mõttes need leedukate ja need ongi nagu sprintvõistlused, eks ole, kas 4 või 6 tundi, nagu iga, ütleme, nakk on, eks ole. Et meie välipäev on olnud ikka nagu kuradi mõnes mõttes mitte maraton, aga niisugune ikka 2 või 3 päeval, eks ole, mis siiamaani on olnud. Jah, no sellest, mul ei ole siin kirjas, aga sellest võiks rääkida, tähendab Sasa OX, kus sa oled ka Sasa vist kuskil. Et Sasa tegi algust ja otsis välja nüüd, ütleme, kõik, sa saatsid selle kaardi ka, ma ei tea, kas see nüüd läks nendele, mul vist siin ei ole kaasas seda. No ühesõnaga see on juuli esimene nädalavahetus, on siis see IRU region 1 poolt määratud või soovitatud regionaalsete välipäevade korraldamise aeg. Näiteks nüüd sellel aastal see langeb meil laulupeoga kokku, eks ole. See on üle paari aasta. Jah. Asi langeb laulupeoga kokku või tantsupeoga kokku, siis ei saa korraldada. Siis tuleb kokkutulek. Ei, me ei ole öelnud, et me saame, see on variant, kurat, Me arutame variante praegu. Ja selle regioon 1-ga ma katsusin nüüd kaevata sügavamale, Sassa vaatas, ma otsisin neid tulemusi, tähendab lõpuks ma jõudsin tulemusele, et venelastel on see välipäev sel ajal tõesti ja on valgevenelastel samal ajal välipäev. Valgevenelasi oli oma välipäeval napilt 20 jaama üldse kokku. Nendel nagu tulemustel ei olnud välismaa jaamu toodud üldse välja.
ma ei saanud aru, kas niisugune võistlusklass on olemas või nad ainult madistasid seal omaette, ma ei saanudki aru, see jäi niisugune mulje. Venelaste välipäev, okei, see on, Venemaa on suur ja lai ja seal oli nagu palju osavõtjaid, eks ole. Rääkisin selle, mis ta on, SM6 mingi rootslane, Jan vist on see, kes neil korraldab seal. Tähendab, ta ütles, et jah, niisugune välipäev on soovitus, et Rootsist vahest võtab 2 jaama osa ja need ka ei saada logi, eks ole, nii et noh, soomlastel ei ole üldse niisugust märki, et oleks olemas, leedukatel on olemas välipäeva reeglid, ma leidsin, aga ma ei ole ühtegi tulemust näinud üheski aastast, et nad oleks seda teinud. See NAK-i ei huvita Skandinaavia, mitte kedagi. No tundub nii, jah. Nii et see regioon 1 soovituslik välipäev on ka nagu, tundub, et ei ole hea variant. Seda enam, et meil on laulupeod ja vahest kokkutulekud sel ajal, eks ole. Vot niimoodi. Nii, ja nüüd on siis see variant, millest oli ka keegi ütles, et kus samal ajal siis selles juuli 3. nädalavahetus toimub siis Seek You Worldwide HF contest, mis toimub siis paralleelselt nii 2 meetri peal kui 6 meetri peal. Ja see võistlus, kuidas see oli päris pikk võistlus, nii et ta hakkas laupäeval peale ja lõppes kuidagi pühapäeval, no nagu Seek You Worldwide ikka, eks ole. See on nüüd niisugune ajaline aken siis selles suves, kus põhimõtteliselt me võiks mõelda, et meie välipäev umbes sellisel kujul, nagu me praegu teeme, et meil on eraldi tuuridega ja mitmel päeval rahulikult teeme oma võistlust, oleks tõenäoliselt mõeldav teha. Siin nagu niisugust muud regionaalset kontesti ei ole. See augusti viimane nädalavahetus, mis kunagi ammu oli kasutusel, langes välja või juuli viimane, vabandust, jah, sinna tuli see Jota test, hakkas populaarsust koguma, võttis ressurssi ära, no ja nüüd meie praegune kontesti aeg on ka juba muutunud väga halvaks, seepärast et samal ajal on see Euroopa HF Championship, mis siis võtab palju leedukad ja ka muid ümbert ära, nii et tänu sellele me oleme jäänud oma välipäevaga nagu... Lõpus ei saa ka sellepärast pidada, et on samal ajal leedukate Hämfest. Jah, kus on Hämfest ja jälle leedukad. Leedukad on põõsal kõik läheb. Nii et see suvi on lühike, niisugused korralikke nädalavahetused, ega siin väga valida ei ole, kõrat. See võiks olla single operaator Fane. No need on lihtsalt toodud niisugused mõtted selles mõttes, jah, aga see, ütleme, klasside, kui me suudame kokku leppida selle aja ja mis on see, ütleme, see nagu main formaat, ütleme, kuidas me teeme, kas me ühel päeval teeme või teeme ikkagi eri päevadel need tuurid, et sellest tuleb meil kõigepealt kokku leppida. Ei no kas sa tahad ikka, tegelikult peab ikka otsuse vastu võtma, kas me tahame seda võistlust säilitada. Jah. Ja kui üldsõna on jah, siis tuleb ta viia selliselt... No kas paneme hääletusele? Mind ei huvita see leedukate välipäev, mind ei huvita mingi välipäev. Kui see võistlus sobib 19.21 juuli, lööme ta sinna sisse ja teeme oma võistlust. Ja see ongi kõige reaalsem aken, kus nüüd praegu teha. Selle analüüsi tulemusele tundub. See on väga hea aeg. Kusjuures, kui me otsustame, et me teeme ka 6 meetri testi, nagu meil on olnud pühapäeval, siis see on selles mõttes eelis, et samal ajal on selle Worldwide'i 6 meeter käib kogu aeg. Nii et seal 6 meetri pealt võib tulla jaamu, pluss sellel ajal võib ka olla veel ES-i, et seal on nagu selles mõttes 6 meetrit võib muutuda päris huvitavaks. Ühesõnaga, see on nüüd, ütleme, võib-olla tõesti kõige nagu mõistlikum ajaline variant, mille üle siis me võiks. Nii. Okei, no küsimus oli nüüd selles, kas siis välipäev või meistrivõistlus või kuidagi siis ühendada. Igal juhul välipäev, jah. Ja ma arvan, et kui me nüüd lepime kokku selle aja, siis on kindlasti välipäev, ütleme niimoodi, eks ole.
no ütleme, välipäeval on niimoodi, et välipäeval, kui me räägime, et meil on välipäev, siis me peaksime ikkagi formuleerima nii-öelda need väljast töötavatele jaamadele need klassid. Kui me räägime meistrivõistlustel, siis meil peame kõik panema ühte patta, me ei saa, ütleme, statsionaarseid jaamu nagu välja jätta sellest loed. jaamad on iga kuu, no mis asja. No, Latk on ju iga kuu. ongi iga kuu. No, ega ei ole nad meistri, need on meil karikavõistluste nime all. Jah, Me võime ta ju meistrivõistlusest panna. on mingi põhjus selleks, ma ei näe põhjust. Kui välipäeva ja meistrivõistluste vaheks, välipäev võtab ära, sul on ju, toob selle, et on ikkagi suunitlus, et välja minna, aga meistrivõistlus on, pool, eks ole, et seal vahet enam ei ole, kas sa jood kodus õlut või sa põllul õlut. Siis see on ju ikkagi latk ja karikas või see välipäev, need jooksevad siis ju, või see meistrivõistlus jooksevad siis enam-vähem ühte auku. No, ei oska öelda, tähendab, karikavõistluste formaat on, meistrivõistlus, ma kujutan ette, et meistrivõistlused ongi nagu üks tõsine võistlus ja ongi, see on meistrivõistlused. Nii nagu on olümpiamängud, kurat, nii kui maailmameistrivõistlused, eks ole, karikavõistlused ja muud käivad siis nii-öelda, ütleme. Miks see võiks olla meistrivõistlustel eraldi nii-öelda seal sees nii-öelda välitingimustes töötajate klass? Võib-olla, ega ei ole keelatud, ma tahtsin öelda seda. See kokkuvõttes laias nagu ütles, see järgmise haiguse konnet, siis see esimene ka tegelikult nagu ütleb, et seda saab arutada. Ainult, et see sama mingi motivaator võib-olla. Ainult, et siin tekib nüüd see kaalukausi küsimus, eks ole, et kui meil on välipäev, siis ikkagi võiks eelistatum olla väljas töötavad jaamad, eks ole. Kui meil on meistrivõistlused, siis on meistrivõistlused, kes on parim jaam, on ta siis kodus või väljas, eks ole. Kui me anname väljas meestele ka oma auhinnad, eks ole, arvan, me neid enam meistriteks ei saa, nad on lihtsalt, ütleme siis nagu. Ja siis meil läheb jälle võistlusklasside arv läheb niukseks, et meid on niivõrd vähe praegu. Kui palju single-operator väljasõidjad kasutavad lõppvõimusi, ütleme, suurt energeetikat? Või ei ole neid üldse? On need multiopid? No need, kes ütleme single-operaatorid, ei mul jah täpselt ei ole, aga võib arvata, et nad on transiiveriga. See peaks olema vähemalt, kui meistrivõistlustega kokku panna, siis need, kes sõidavad välja, peaks olema omaette klass ja ainult paljas transiiver. Ei ole see õigus. Minu transiiver on 1,5 kilovatti. Vaidjad sa vastu mulle. Seal on see üks punkt on pandud, eks ole, et kas see nii-enda väikeste võimsuse piiratud jaamade arvestuse võiks nagu, see oli ka see üks idee, et see nii-enda noorteklass või üsnaga, no mitte 5 vatti, see võib olla ka 25 või mis iganes, üsnaga või mingisugune selline. No mõnest transiiverist saab ka 100 vatti kätte, mis võib-olla üle 100. See originaalantenn, ta ei võta mitte midagi, lihtsalt mul oli mingisugune praegu ütleme, kui me vaatame seda välipäeva veel kord statistikat, siis ikkagi, kui meil on kuskil 15 jaama on väljas, siis ütleme 40-50, kokku on meil 40-50, 60 jaama, siis ikkagi see väljas käijate osakaal on ikka suhteliselt niru. Koosseis ja seda, et ega me nooremaks väga ei jää, et ega seda väljamineku seltskonda meil tundub, et praegu väga juurde tulemas karjadena ei ole kuskilt, jah? Aga võiks. Võiks. Pärast seda, kui on tulnud, siis muudame reeglid uuesti. Kui on 100 meest. Ettepanek ei oleks väga hull, et näiteks meistrivõistluste arvestuses, kes on välipäeval väljas, et saab topeltpunktid näiteks, see oleks boonus. Kes meistrivõistlustel osalevad, et nad oleks huvitatud ka välipäevale väljatulekust. No ta võib topelt olla, mis seal vahet on see. Väga hea, see ongi ju põhimõte. No igal juhul minu arust see viimane punkt ütleb nagu seda, et vähemasti, ma ei tea, toimkonna poolt, mida ma olen arutanud, et nii nagu omal ajal hea näide võib-olla on Skandinaavia Activity Contest ehk SAP.
ja kui te mäletate, siis Saki SSB tuur oli nädal peale Saki Telegraafi tuuri, mis oli septembri 3. nädalal ja siis Sakk oli SSB-ga septembri viimasel nädalal, kuhu siis maandus vastavalt RTTY populaarsuse kasvule ka RTTY Worldwide. Ja ühel hetkel nagu skandinaavid said aru, et you can't beat them, you must to do something, eks ole. Ja tõstid ta siis ära oktoobrisse, sellepärast, et ei olnud mõtet olla CQ Worldwide'iga nagu sama nädalavahetusel ja me oleme jõudnud täna selle EUHF-i mõttes samase seisu, et me tegelikult me peame siin 10 aastat ja no ma tean, aga et ühesõnaga meil alati võib öelda, et ärme teeme midagi. Jätame nii nagu on, et minu jaoks nagu seda alternatiivi väga ei ole, et me peame midagi tegema. Nüüd on siis see, et kas me teeme ise või kuidagi liitume, et see on nüüd see, mis on siis nagu selle kvoorumile nii-öelda küsimus. Et kuhu suunas mõte liigub? Ma arvan, et aeg kisub ikka olema siis see juuli 3. nädalavahetus praegu. Ja ma niimoodi edasi. Ei... No võib-olla see vaim tuleb meil nüüd veel ka kokku lepida, kas päris täpselt identne vana vaim või see, kus me arutasime näiteks, kui me siin aasta lõpus jõmisesime seal Hermanni pubis, eks ole, et midagi natuke võiks ka muuta, siis oli arvamine, et see pühapäeva hommikune 7 cm tuur ei ole kõige parem, et võiks kuidagi koondada selle võistluse rohkem kompaktselt kokku laupäeva peale. Seda 23, üks variant oli see, et tõsta ümber see 70 ja 23 kuidagi moodi, eks ole, et saab ühe päevaga hakkama. Tähendab, seda kuidagi moodi ma ei oska öelda, aga kui me rääkisime välisvõistlejate puudusest, siis ma hommikune varane ütlen, et kõige suurem probleem soomlastele ja soomlastele on see ärgata pühapäeva hommikul kell 6 selleks, et hakata eestlastega tutvuma. Mingi, jah. Sinna see olen nõus. Küsimus on see, et kas kell 8 on parem? Ei, hommikul. Tähendab, õhtuti võistlus. oli välipäeva... Õhemaks, need tuurid ja mahutame ka 2 õhtusse. Kunagi oli välipäev oli ju niimoodi, no ma seda ei vaadanud, mis aastast oli, kus oli siis reede õhtul oli 70 senti, eks ole, mis oli normaalne. Ja 23 senti oli pühapäeva hommikul, laupäeva hommikul vara. Ja sellega ei olnud ka nagu mingit probleemi, aga see oli aastaid tagasi, siis kui seda aktiivsust ikkagi oli veel. Ja 23 sendi vennad on üldiselt niisugused, kes kurat ronivad igal ajal välja, eks ole. Ja selles mõttes oli võib-olla see nüüd viga, kui me selle ringi tõstsime, eks ole. Üks argument oli see, et see peaks olema nädalavahetusega piirnev asi. No jah, et reedest nagu vabaks. See reede õhtune nii-öelda tegevus, see tähendab seda, et reede omale vabaks võtma, kes tahab tõsiselt nagu, et nii-öelda pakkuda võimalust, et saab välipäeval osaleda nädalavahetusega. Ja aga see oli ka sellega, et ennem oli ju meil välipäev ikka juulis. Ja nüüd, kui ta liikus augustis polnud enam puhkuste periood, kui sul on ikkagi paljudel juulis puhkus, siis see reede õhtu ei ole tõenäoliselt enam probleem, kes ikkagi võtab selle ette, see oleks valmis selle puhkusaega sättima. Igal see 19 ja 20, see 3. juuli nädalavahetus, sorry, see on päev, mis on võimalus teha, mis mitte midagi ei juhtu. No ja siis seal võiski tagasi minna see sama reed ja laupäev ja... Tahaks seda öelda, et miks ei võiks 70 senti ja 23 senti ühe aasta. See on kuradi Lääne-Eestis istud hommikul tund aega, see 70 sendi peab mitte vedada. Levi ei ole, eks on vähemalt 23 korras midagi vaadata. No jah, minu määritan oma. Levi ei ole 23 vähemalt. See sided ära ja siis võtab võida. No aga mis bändil ma töötan. Tead, see asi on nii võre. See asi on nii võre. Ma pean antenniga skaneerima ringi ehk kusagile, ma pean sageduse skaneerima. Kellelegi pihta saada, lihtsalt juhuse peale on ikka väga raske, kui ma peame hüppama 3 bändi vahel. Ega sa tänapäeval väga ei kuulegi need CQ vendasi, seepärast kõik on chatis. Kahjuks, nii ta on. Ma räägin põhimõtteliselt, me tohume ühe muutuja veel sisse. Praegu ma vähemalt tean, kuidas 2 meetri pealt meele heitit. Okei, ja
okei, aga kuidas rahvas arvab nüüd sellest, et kui meil on kõik 3 bändi korraga või ikkagi eraldi tuurid? Eraldi. 2 meetrit peaks eraldi olema ja 70-23 kuus. Ei, kui me teeme eraldi, siis ma arvan ikka kõik eraldi. tuuridega, et mitte ei ole segamisi. Mul on kõik bändid eraldi, kas ma panen need antennid eraldi üles ja saan töötada kogu aeg, aga ma keskendun fookususe ühele bändile. Ja see on väga suur pluss. On.